Me võime ju mõelda, et Eestis on autovalik suhteliselt lai, kuigi tegelikult on teisel pool lumpi see valik ikka õige palju rikkalikum ja Toyota otsustas mõne aasta eest rikastada Euroopa mudelirivi populaarse Ameerika suurlinnamaasturi Highlanderiga, kuid paraku juba selle aasta jaanuaris kadusid Highlanderid Toyota müügisalongidest nagu lumi esimeses soojuskraadide saabumisega. Tere tulemast taas kord kaasa elama naisluksuri proovisõidule. Highlander kadus aga mitte selle tõttu, et tema vastu oleks huvi puudunud, vaid ikka selle tõttu, et lihtsalt need tarneajad olid veninud juba kannatamatult pikaks. Aga nüüd on ta uuenenud ja Highlanderid tõttavad taas kord Indiana Ameerika tootmisliinidelt otse eestlaste koduõuedele ja disain näeb tal endiselt tohutult graatsiliselt ilus ja väga hea välja. Ja kõige suuremad uuendused paistavad silma interiööris, kuigi ta on saanud endale selle vägagi ahvatleva ja isuäratava rohelise värvitooni. Interiööris on olemas tal nüüd 12-toline multimeediasüsteem, mille eest tuleb muidugi juurde maksta ja 7-toline näidikupaneel ja ka kliimapaneel on nüüd läinud eraldi osasse, mitte ta ei ole enam selle multimeediasüsteemi sees, mis teeb ta kasutamise palju lihtsamaks ja samuti on juhtmevaba Android Auto, Apple CarPlay ja juhtmevaba telefoni laad ja sõidurežiimid on tal olemas ja kogu interiöör on ka väga hea ja väga kasutajasõbralik. Ja kõrvalistum ja iste on elektriliselt reguleeritav vaid parimas varustusastmes ja soojendusega tagaistmed ja jahutavusega istmed kuulevad ka alles kõige paremas varustuses. Küll on olemas tal juba algvarustuses pimeda nurga andurid ja elektriline pagasiluuk. Pagasisse mahub talle 658 liitrit ja siin pole ühelgi konkurendil sõnagi öelda ja kui Ford Explorer tahaks midagi öelda, siis tal mahub ainult 595 liitrit. Tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi hiiglaslikult, nagu Highlanderi nimest võiks eeldada, aga kolmandas reas on ikkagi väga ebamugav olla ja sinna mahuvad vaid ühed väga väikesed lapsed. Ameerikas oli tal valikus 3,5 liitrine vabalt hingav V6, kuid see on nüüd asendatud 2,4 liitrise turbomootriga, mis pidi jõudma ka Euroopa riikidesse, mõnedes Ida-Euroopa riikidesse kuulu järgi, aga Eestisse pole ta siiski jõudnud ja siin on valikus endiselt ka üsnagi magus mootor, milleks on 2,5 liitrise töömahuga vabalt hingav Toyota mootor ja mis panustab sinu igapäevaellu koguvõimsusega 182 kilovatti ja 248 hobujõudu ehk hobuseid on tal 30 võrra rohkem kui RAV4-l ja samuti on ta omajagu vaiksem kui RAV4, aga rehvimüra on tal endiselt olemas ja see mootor on ka hübriidlahendusega varustatud, mis tagab sulle kütusekulu 7 liitrit 100-le ja 0-100-ni sprindib ta täiesti normaalselt 8,3 sekundiga. Nelikvedu on tal alati olemas ja hinnad algavad tal 54 000 eurost, mis on 10 000 eurot kallim, aga selle eest on Highlander igat oma penni väärt, nii et otsige oma kogu vabad vahendid üles või püüdke veel rohkem teenida ja rügada, et soetada endale selline graatsiline Highlander. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks liiga turvaliselt.